Recording is on. Vau, seda ma küll kuulsin 2 korda. Nüüd iseennast ka jälle. Nice. Ei, nüüd jälle ei ole. I don't know. Nüüd on. Ma ei oska midagi. Whatever. Nüüd ei olnud jälle. That's the show. Jep. Panen vaiksemaks nüüd siis äkki. Okay. Nii. Okay. Nüüd on jälle. 2 professionaalset podcasti tegijat. Okay. Ja siis, kui Jumal lausus Moosesele tõusku vesi ja alaku paradiis, siis Mooses ei teadnud, et see tähendab tegelikult, et sina oled siin, satud siia, sest sina olid seal vees. Ja siis Mooses tõstis selle vee ja sa tulid sealt välja. Ja 1000 aastat hiljem tekkis inimene ja inimestest sai sina. Ja nüüd sina oled siin, et kuulata mind. Max Sommerit Ebane 13 tänaval tegemas podcasti sinu kõrvadesse läbi kaasaegse Moosese vee. Ja minuga kaasas, mitte küll füüsiliselt, aga hinges ja kõrvas on Mart Matteus Kampus, kes on täna ekspeditsioonil. Mart, räägi meile, kus sa oled, mida sa teed, miks sa seal oled, kui kaua sa oled seal olnud, kellega sa läksid, kuhu sa edasi lähed, mitu riideeset sul seljas on ja kui suured on su võlad? No esiteks ma lihtsalt tahan natukene aidata siin Max, sest et tegelikult meil on veel üks külaline. Ja, nii. Ma tahtsin seda natuke saaduses hoida, aga okei, kui sa tahad kohe välja tuua, okei. Ei, me võime hiljem lihtsalt, aga ütleme nii, et ta nimi riimub. Ta nimi riimub sõnadega selgo, pügan sind. Natuke, see on nagu poolriim. Selge, pügan sind. Jah. Okay. Ja ta on hästi siukene, ta on tegelikult tuttud inimene ja sa võib-olla võid kuulaja võib kirjutada ristsõna või mõelda välja, et mis see on. Aga tõesti, ma olen siin, ütleme Eesti, mis see küsimus oli? Esimene küsimus oli, et kus ma olen, eks ju? Näiteks. Et ma olen siin Eesti, nagu kuidas, ma ei taha paljult öelda, aga pärapõrgus. Täis mõttes, sorry. Et ma olen tulnud tõesti selle kuulsa külalisega ja ta tegi hiljuti ühe suure filmi, mis siis riimub. Max sa pead näitama mind. Riimub kapteiner Teemoor. Wow, sa oled nii palju parem sellest kui mina. Jah, ma tean. Et sul on vaata see loomulik vaist. Mul on ainult need kõrgharidused. Ja ma olen õppinud seda võru riimislängi. Jah, et see on sinu juured mängivad rolli. Minu kuured, nagu me ütlesime Võrutse. Ja, kurat jälle. Jah, oleks ma ise ütlema. Aga jah, ühesõnaga ma olen siin selle kuulsa lavastaja režissööriga ja me otsime uut järge sellele Apteeker Melchiorile. Juba on kuulus, inimesed armastavad seda filmi. Film on väljas. Meie rääkisime, kuidas me tegime selle filmi, kuidas me osalesime. Andsime natuke tagatausta ja nüüd on juba Elmo on nagu, ta on lakkamatu. Ta lihtsalt, ta teeb filmi ära ja ta on kohe, ta on enne kui film valmis on, ta on juba järgmise filmi juures. See on hullu. Ja me oleme nüüd öelnud välja ta nime, et Elmo Nüganen. Ja see tõesti, ma loodan, et me ei andnud palju aega sulle kuulaja, aga ma loodan, et sa said lähedale. See oli üks neid kiirrissõnu. Et tõesti Elmokesega me oleme siin ja Elmo ütles meile, sa olid seal, kui ta ütles, et kui ma kindlust tahan, siis ma lähen tagasi Tallinna Linnateatrisse. Ütles ta ja ta oli suht, ma ei taha öelda, mina ei ütleks. Selleks olen mina siin, et ma räägin tõtt. Kuna sa oled seal, siis ta kuuleb sind. Ja, et ta oli kindlasti ekstaasis. Ja. Tollel hetkel, ma ei tea täpselt, mis ta peas toimus, aga ta oli super sükene nagu poisilik, sükene lust. Aga tal ei ole nagu,
ta ei taha nagu teha seda tavalist lugu nagu Apteeker Mercheri lugu, ta on üsna siukene ja ma vaatan, kõnni mööda teed, ta jookseb ees päris pikalt niimoodi ja ta nagu hüppab niimoodi tee perele ja vaatab, ossa, mis see on, eks ju, ja siis ma pean see on tigu ja see viinametigu, need kasvavadki nii suureks, Elmo. Siis ta ütleb, hui ongi. Mis on siuke tüüpiline Elmo. Tavaline casual Elmo. Jah, aga jah, me otsime nagu esiteks, otsime võttekohti, et lihtsalt vaadna see premise nagu selgelt. Otsime neid võttekohti ja siis me otsime loomulikult, et millest see film võiks tulla. Ja sa oled nagu ka aitad, eks ju? Ja, ma olen ka kaasa mõeldud, ma ise seal ei ole, sest mul on see viisaprobleem pärapõrguga, aga kas sa tead nagu enam-vähem nagu, kus sa oled või sa lihtsalt nagu, et ma tean, et Elmole meeldib nagu lihtsalt nagu joosta lihtsalt mingis suunas. Lihtsalt lähme. Ja siis kogu võtteplats ja kõik nagu kaamera ja kõik peavad nagu järgi käima. Ja lihtsalt nagu ootama, kui nende seisma jääb või midagi. Et kas seekord on samamoodi olnud? Ta on suht koht selline boheemlaslik olnud. Mul on siuke tunne, et ta on lugenud mingeid raamatuid või midagi, mis on andnud talle mingisuguse siukse röövlitüta Ronja siukse kujutelma endast. Et ta on, nii et tõesti, me hüppasime tõukside peal, põhimõtteliselt siis panime. Üldiselt see on ainuke viis, kuidas reisida. Mis see siuke huvitav. Tema valis Bolti, mina võtsin tuule. Elmo ütles, et see Bolt on nagu hästi hea, sest on siuke tunne, nagu see laguneb ära, kui sa selle pealt sõidad. See on siuke mõnus. Kas ta sundis sind duelli ka pidada, mõni ta tihti teeb seda, kui on Bolti ja tuul? No jah, et kumb kiiremini seisma jääb. Jah, et kummal kiiremini aku otsa saab. Või lihtsalt ei tööta, see on mu lemmikduell. Kumb lihtsalt ei tööta. No siis sa võidad kohe, on ju? Ja, sorry, mul üks suur piimaauto sõitis mööda. Oh, wow. Ja Elmo pani järele, hakkas näitama. Siivutuid märka. Elmo fucking vihkab piima. No ta ütleb, et nagu ta on täiskasvanud mees, tal pole vaja seda, aga nagu ma ei saa aru, keegi ei sunni teda joomast, ma tunnen, et seal on mingisugune insecurity, kuidas eesti keeles on, ma ei teagi. Natuke sügava ebakindlus ja seal mingist traumast või võib-olla ta nägi mingit filmi, mis talle ei meeldinud. Ja, piimafilm. Võib-olla mis see raamat on, Eesti raamat, see Piimamees Marko või midagi. Piimamees Marko. Piimamäe Marko, ja. Piimamäe Marko õigus, jah. Ja, täpselt. PMM. Võib-olla luges seda ja mõtles, et issand, kui igav raamat, ma ei taha piima juua enam. See võis olla, jah. Et jah, nüüd me otsime siin Märten Metsaviir, kes siis mängis Keemiamees Melchiorit. Ta jookseb ka nagu, ta rohkem nagu longib järele. Okei, kas ta sai vabaks? Ma ei tea, kas ta on täitsa vaba nagu oma lepingutes selles mõttes, aga ta on igal juhul seotud selle projektiga kuidagi. Ta on otseses mõttes kinni seotud, ma saan aru, nagu nööriga. Ja, no ma ei taha seda öelda muidugi, aga... No jaa, ma tean, sa ei taha öelda, selle ma lihtsalt näen nagu, või olen kuulnud. Jah, see on väga paljud nöörid on siuksed plastikribi. Ja, lihtsalt metallist. Ja nad ei ole väga hästi seotud Elmol. Ja, need on suuresti lihtsalt nagu ümber. Nagu lihtsalt õlgade peal. Jah. See on mingis mõttes, ma isegi näen seda täitsa Erki Moeshow'l järgmine aasta võib-olla. Ja. Et see võid täitsa vaat minna üle. No võt, näed. Aga kus ma olen? Hea küsimus. Ma tahan öelda, eriti nüüd, kus vallad on ka segi pekstud oma vahel. Mina ei tea, kus Pärnumaa algab ja Läänemaa lõpeb. Ja, muidugi, ja. Need vahetuvad kogu aeg. Nagu kas ma olen Narvamaal või olen ma Narvas. Nagu mina ei tea, kus ma olen, eks ju. Jah. Aga ma arvan, et ma olen kuskil siin Valga ja nagu Pärnu, Tartu, Tallinna vahel. Okei, selles nagu, see on see Eesti tühermaa siis. Noh, jah, siukene. See suur ala nende linnade vahel, mis on pärast seda Balti ketti, siis seal trambiti nii palju seal. Ja, inimesed jooksid koju tagasi ruttu. Ja, et siis nagu õnne 13 algas ja... Vabadus on tähtis, aga fucking... Aktuaalne kaamera. Uku ja Kummi või mis need tegelased olid seal? Ja, Morna linnas Uku ja Kummi olid
põhiliselt 2 siukest trotskit täis siukest mafiooso venda, kes lihtsalt kõmmutasid. Kurat, 2 karmi vendaid, nendega ei tasunud mässata. Ja loomulikult Alma Piim oli ka siis seal. Ja Alma Piim oli kõrval. Jah, võib-olla sellepärast Elmo vihkab piima, sest kummi muudkui lahmis seda. Aga jah, et noh, ühesõnaga siin me oleme kuskil ja no iseenesest on huvitav, sest et kui tihti meie sõber Shrish Nolan on, eks ju, näinud Eestit nüüd, aga nagu teised Hollywoodi lavastajad ei ole, et siin on täitsa huvitavaid asju, et siin on siuksed hästi palju on hästi kurbi inimesi. Ja see on nagu minu arust hästi huvitav asi, et on siuksed nagu tühjad majad, siis kurvad inimesed nende kõrval. See on siuke lahe nagu siuke, wow. See on nii Eesti, nagu sul on kodu, sul on oma maja ja siis sa oled ikka kurb ja lihtsalt ei lähe sinna. No ma ei tea, kas see on nende maja või ei ole, aga nad on kurvad sul kõrval. Aga ma mõtlen küll, et kui näiteks teha järgmine Transformers ja on nagu võitlevad nagu ikka, on ju. Nagu ikka on need suured autod üksteise vastu, nagu me armastame neid filme vaadata. Aga lihtsalt on üks kurb maja seal kõrval ja inimesed ka kurvad ja nad nagu vaatavad niimoodi, okei. Mis see veel ka siis, okei. Ja siis peategelane vaatab sellele Optimus Prime'ile otsa ja ütleb, näed, Optimus Prime. See on, mille eest me võitleme. Tere tulemast rungisse. Või kuhu iganes. Mu vanaema Salme on siin. Palun aita teda. Nii et, oota, aga meil oli, Elmol on... Oota, Elmo. Ära, oota, ma räägin. Las ma räägin täiskasvanutega, sa ei jookse. Elmo, ta tahab kuulda su mõtteid, et kas on midagi toimunud hiljuti viimaste nagu mingi päevade jooksul, midagi siukest tõesti põhja panevad, sellist nagu millest kõik räägivad, eks ju. Mis saaks teha filmi? Ja, no võib-olla midagi, et ma olen kuulnud, et Eesti Raudtee otsib uusi partnereid Kesk-Aasiast. Võib-olla see on midagi. Rongifilmid, on-topid, see Hercule Poirot, see mõrv kajutis või mõrv vagunis või üks neid. Hercule Poirot mõrvab kajutis. See mingi Eesti film oli, mis rääkis sellest rongist, mis läheb Peterburi või midagi. Ja, et see võib olla ka, et teha nagu, ja see on tõesti üks siukest asja, mis kõik räägivad praegu. Ja, täpselt, ma mõtlengi, Ja, sest sa oled peale, kas sinu käsi on sellel puldil ja pulsil, et sina tead, millest inimesed räägivad. Ja. See on, ütleme nii, et ma tegin nagu uudised lahti ja kerisin alla ja siis oli üks esimese asi, mida ma nägin. Wow. Aga sellega on muidugi see, et kuidas Elmo nagu, mis ta rongidest arvab? Nagu ma tean, et tal Elroniga oli, ta tahtis Elronist filmi teha, aga talle lastud. Ma küsin. Ma püüan ta kinni ja ma vaatan, kus ta ikka jookseb, ta jookseb ikka hullult. Ja ta just jõi enne morssi ka. Kes tead küll, milliseks Elmo Must-õstra morssi või? Jah, must-õstra, tema lemmik. Selle ma suhkrut juurde sinna ja siis tõeliselt on nagu vaatab sulle sigale silma sisse, ütleb raisk, nüüd lähme. Nii on üritanud kinni püüda. Elmo! Mis sa arvad rongidest? Nii, mis ta hakkas sügavalt nagu, inimesed nagu nutavad nagu, kui neil on ikka räigelt valus, nagu selline meeletu sügav piin. Okei, oota, las ma guugeldan, miks olla või las ma uurin. Elmo Nüganen rongid. Nii. See on, me näeme nüüd uurivad, või kuuleme uurivad ajakirjandust ja tihti on olnud Postimees ja Delfi on üritanud saada Maxi nagu enda poolele. Ja Max tahab iseseisev olla ja seda oli siukest allikat tööriistad. Okei, nii tundub, et Elmo tahtis minna mõnda aega tagasi Venemaale kedagi külastama ja siis ütles, et lennukid ei sinna ei lenda ja rongid ei käi. Nii et Ai, see nüüd on mõte, ja tal on päris mingi hea sõber vist tal kuskil Venemaal. Ja. Tahtis minna mängima. Mängima tahtis minna, jah.
minu arust see ka, et lihtsalt ta sai aru, et rongid tõesti ei käi, rongid on ratastel, on ju, võib-olla see oli ka šokk tema jaoks, et see võib olla omaette asi ka. Vaesekene. No see jääb ära. Ma ise olen pitchinud talle. No sama asi, ma pitchinud Transformersit talle. Eesti Transformers, jah? Jah, Eesti Transformers, mis oleks siis teise maailmasõja ajal loomulikult ja oleks nagu sõda ja noored poisid tegelikult nagu no see on see, milleks see idee muutus lõpus. Nigane nagu push'is seda, et nagu see on lahe idee nagu autod ja robotid, aga mis siis, kui see oleks teise maailmasõja ajal või esimese maailmasõja ajal ja noored Eesti poisid, kes peavad sõtta minema. Aga filmi nimi ei samaks ikka, on ju, et nagu on küll esimene maailmasõda, Eesti vabadus, aga filmi nimi on lihtsalt Transformers. Transformers 6. Ja Elmol on, ta on siuke avantgard, ta on avantgard mees, nagu ta julgeb piire lükata. See on tõsi, ta on igatahes väga julge oma ütlemistega. Oh jaa. No, et ta on ikkagi ütleb seda, et nad võtavad seda, mis ma annan. Seda on lihtsalt nagu peaaegu nagu mantrana. Enne kui ta nagu, ükskord me käisime nagu ujumas, tahtsime käia, Elmo tahtis käia ujumas, ta nägi merd esimest korda nagu aknast. Ma tahan minna. Aga jah, siis nagu enne hüpet ta nagu sosistas endale seda, et nad võtavad seda, mis ma annan. Ja siis ta lõpus ikkagi hüpanud, ei olnud. Okei. Ja. No eks see Meri on hirmus, jah. Aga Elmo on põhimõtte kindel mees selles mõttes, et tal on oma seisukohad, ta oma filmikunstist, ta ei lase nagu kellelegi ümber lükata. Ja üldse nagu elus, ta ei lase nagu, Elmo ei lase endaga plõksida nagu, on see, mida ma olen õppinud temaga koostööd tehes. Jah, see on tõsi, et ta on siuke karm pihv, nagu ta ütleb enda kohta. Täpselt, ja mäletan, kui ta tellis hot dogi ja kokat ja siis öeldi, et 3.70 ja siis Elmo ütles ei ja läks ära. Ja ta eelnevalt muidugi ta küsib seda hot dogi väga nagu, ma tunnen, et ta on harjunud nagu paremate asjadega. Ja. Et ta küsis seda esiteks ilma saiata, mis on huvitav. Ja siis ta tahtis seda nagu sous vide, nagu siukses vaakumpakendis nagu oleks tehtud. Ja siis tahtis trühvli majoneesi juurde. Oh, Elmo. Jah, sorry, ma lihtsalt korraks pidin ära nagu minema toru juurest. Mis Elmo tegi? Leidis mingisuguse sisaliku ja ta räägib, et see on nagu Marko Matvere näoga, ma ei tea täpselt, mida see tähendab. Aga ta vist tahab alles hoida nüüd seda, see on nüüd nagu tema oma. Kas ta tahab teha mingisugust nagu mingi Pixari-laadset filmi, nagu mingi Ratatouille või Finding Nemo või midagi, ainult et see on sisalik, kes näeb välja veits nagu Marko Matvere. See on hea mõte. Ja võib-olla saaks Priit Võigemast teeb häält. Et on Marko Matvere, siis siuke näoga sisalik ja siis Priit Võigemast. Ja siis sa ei taha, et Marko Matvere teeks häält sisalikule, see ei kõlba. Nägu sobib, aga hääl. No eks Marko on ka siuke vanem härra juba ja tal on hääl läinud sinna. Võib-olla ta võib selle sisaliku kasuisa mängida või midagi. Võib-olla mingi siuke tore siuke tuvi või midagi, kes on ta lapsendanud selle sisaliku. Jah, või teevad laulu Jaaniga. Ja on lihtsalt siuke taustal käib nagu nende. Kogu aeg, terve film. Jah. Okei, mõned. Aga ma võin küsida nagu, kas ta tahab nagu animatsiooni teha. Jaa, küsi, jah. Elmo, kas sa oleksid huvitatud sellest, et sa teeksid animatsioonifilmi sellest sisalikust, mille sa just kinni püüdsid, mis on Marko Matvere näoga? Ahah. Okei. Ütleb, et animatsioon pole päris film. Okei. Aga ta ütleb, et ta on nõus seda tegema, kui see leiaks aset kuskil läheb jälle maailmasõja ajal. See sisalik oleks Kari koolipoisse, kes peavad esimest korda sõtta minema. Et see on nagu, tundub ala, et see kinnisideed on, ma ei tea täpselt, miks. Aga nimeks, kas ta tahab, on ikka valmis jätma, et sisalik ja tuvi või midagi? Sisaliku ja tuvi seiklused. Ja ta ütles, et see on M-kumb, siis kas jätame selle või tuleb ala venna 1939. Et eks see, juba teab. Okei. Jaa. Huvitav, mis tal selle teise maailmasõjaga on? Kas ta tahab nagu öelda midagi nende filmidega või
kas ta nagu ootab, et keegi aru saaks millestki või talle lihtsalt nagu sitaks meeldib sõda? No ta teeb, see on huvitav tegelikult, sest et ta teeb päris tihti seda pah ja tõh. Ja. Ja mis on huvitav, ta vahel teeb tah nagu aeglaselt ja sellist relva ma ei ole enne kuulnud. Okei. Nii et vahel talle lihtsalt meeldib nagu püssidega lasta. Ja see on niisugune väikene asi, mis ta nagu ise tahaks läbi käia selles, nii mängida seal või midagi. Kuule, aga võib-olla teeme siis filmi lasketiirust näiteks, et see mingi töötaja seal, kes nagu laseb teistel relvi tulistada, aga siis ta peab, keegi ründab Eestit ja siis ainuke inimene, kes suudab peatada, on see lasketiirumees, sest kuskil mujal pole relvi. Jah, see võib täitsa minna, ma pean pitchima seda kuidagi ümber nurga laua alt niimoodi talle, et ta ei teaks, et see on minu idee, sest ta tõesti ütleb ka, et nagu milleks mul üldse siin vaja on. Ta ütleb seda kõigile, kaasa arvatud nendele Statoili inimestele, kelle käest ta hot dogi ostab. Ja siis ta läheb pleti taha ja teeb ise endale selle. Ja, sorry, kui sa kuuled autot, siis see on Elmo, kes sõidab, ta sõidab. Ma ei ole öelnud, aga ta on tervega autos. Me ei kõnnime. Ta leidis auto või, issand. Okei. Jah, ta leidis auto ja ta teab, mida sellega teha. Selgelt, ja. Okei. No, okei. Ma peaks ütlema, et ta ei ole leidnud teist käiku. Ja see on nagu suht päästnud meie terve selle ekspeditsiooni, et ta jah. Okei, kuidas Melchioril läheb? On ta kettides veel või? Melchior on, Märten on täitsa vaba, et ta vaikselt nagu, no ta on kõige taga nagu selles rongis. Ma pean kirjeldama, kes meil grupis on, kas see oleks võtaks nagu? Jaa, ma arvan, et 22 minti osa sisse, jaa, see on õige aeg selleks. No esiteks, eks on Elmo, siis olen mina. Nii. Siis meil on Marko ja Jaan on siin. Ja neil on see, jah, Joe, Max ütleb tere. Ja Marko tundub vihane, ta saad võlgu talle midagi või ma ei tea. Ma see oli 3 aastat tagasi fucking jätta järgi. Ja Marko viivad siis, jah, neil on see saunakeris, mida nad jälle veavad Vildandile. Tähendab, et see on siuke pidev jama nende jaoks. Kes meil siin veel on, ma vaatan lihtsalt selja taha, lihtsalt korraks vaatan selja taha. Meil on Linnateatri Grimm osakond, nagu grimmeerijad. Nad on kõik toodud. Nad tunduvad ise suhteliselt segaduses, miks nad siin on. Aga tore iseenesest, et ei pea ise hommikul meiki tegema mina, nagu ma tavaliselt teen. Ja see on nii pikk protsess, jah. Jah, et see on nagu mõnus. Vaatan ringi, kes meil veel siin on. Veidral komber on Dave Benton, I-tütar. Sissi Benton, sorry, üks ütleb Sissi Benton, ta on oma teinimene. Ja see on nii pikk lause, kui jääd niimoodi, jätta see pausi vahele, inimesed lähevad segadusse tihti. Pluss sa paneb mõtlema, et kõik hakkab mõtlema kohe, et oota, aga kus Tanel siis on? No vaat, see on jah see, et kus on Tanel, eks ju, ja Tanel on tõesti ka siin. On Sissi Benton ja on Tanel Padar. Tundub, et Tanel Padar üritab pitchida nagu Everybody 2 Sissile. Everybody 2 või Again või midagi sellist ja siis ei tundu nagu väga võtvat sellest. Mis meil on? Meil paar sükest koera, kes on lihtsalt just lõhnade pärast. Lihtsalt küllivad kaasa, okei. Ja me rohkem ei näe, nad on lihtsalt selle mäe taga, seal on ilmselt veel inimesi. Aga ilus on iseenesest siin. Ilm on hea. Ilm on väga sükene mõnus ja soe on. Ja Elmo nüüd avastas, et siin on pilliloomad, et see on nagu džungelpoisid. Ja ta jookseb nagu põmmutab oma püssiga, välja mõeldud püssiga jookseb sealt sees. Aga see on ikka autos, see vedab metsas või nüüd jookseb? See ongi see õnn on see, et tal on esimene käik, mis tähendab, et Märten või mina või kes iganes saab siis nagu hüpata sisse, kui on vaja. Okei, kas sa tead, kas Elmol on ka mingisugune sihtmärk või eesmärk, kas ta tundub, et ta läheb nagu mingis kindlas suunas, isegi kui ta nagu veits nagu viirib ja tüürib või kuidas ta nagu
kuhu ta nagu läheb või kui kaua te üldse olnud olete liikvel? Me oleme olnud nüüd viimased mingi 2 kuni 6 kuud sõidus. Ahaa, jaa, okei, no mõistlik. Ei tundu nagu olevat algust ega lõppu. Ma ei tea, kuidas see juhtus, et me siia tulime. See pidi olema lihtsalt Linnateatri väli mingi näidend või midagi sellist. Okei, maastikumäng võib olla midagi. Jah, midagi sellist, aga siis see kujunes selleks. Ma ei ütleks, et ta suunda üldse, et see tundub tõesti nagu sorry, aga nagu ma arvan, et me ei saa päris pikalt tagasi tulla. Aga kui sul on veel ideed, Max, kui sul on veel uudislugus, mida ma saaksin anda, pitchida, mis on midagi, mis on puudutanud sind nagu isiklikult? Midagi, mis on mind isiklikult puudutanud, no ma maadlesin selle tuhkruga üks päev. See ei ole otseselt uudislugu, see oli lihtsalt rivaalitsemine. No see oli lihtsalt me tegime trenni lihtsalt, me teeme... Arusaamatus. Jaa. Tema arvast, et ta teeb sinuga trenni ja sa arvast, et ta ründab sind. Mul oli lihtsalt kõht tühi lihtsalt. Mis meil siis veel toimub meie väikses Eesti riigikeses? Kuule, vot see on asi. Kuidas mul meelest läks? 2 suurt uudist tegelikult, mis on omavahel väga-väga tihedalt seotud, millest ma arvan, et Elmo saaks, kui see natukene nagu relvi ja sõda juurde panna, siis ma arvan, et saaks päris hea loo, päris hea filmi. Nii reedel ilmus viimane Saaremaa ajalehe Meie maa number. Ja see pole kõik, Mart, nagu ma tean, et sa ohkad praegu, see ei ole kõik. Ja, ma olen vaimustuses juba, aga jätka palun. Hiiu lehe tulevik on ebakindel. Vau, ja see on nüüd kurb hoop meile mõlemale. Jaa. Sest me oleme mõlemad sinna kirjutanud. Me oleme avaldanud asju seal, mina ja Max. Et sina olid suht kaua seal nagu siukene arvustaja, ütleme välja otsa. Et sa arvustasid, mis sa täpselt arvustasid? No ma arvustasingi nagu neid lehti, nagu neid ennast. Ja et ma kirjutasin, kui see meie maaküld on siuke aegunud ja siuke vana ja kõik ei loe nii lehti enam üldse ja... Õigus, jah. Ja... See oli nagu politseil on nagu see sisevaata uurijad, kes nagu peavad paljastama. Jaa, ainult see oli rohkem nagu, ma lihtsalt rohkem nagu, lihtsalt mölisesin. See oli suhteliselt grammatiliselt vigadega ja... Aga selles mõttes austus meie maal, et nad avaldasid kõik need mõtlused nad avaldasid. Iga nädal mul oli oma rubriik ja... Ja see tegelikult suht pööras inimesed sellele vastu, et nad võib-olla natukene ei oleks tohtid kõike võib-olla nagu kord kuus, mitte iga kord, jah. Ja, et inimesed olid tihtipeale nagu pärast lugesid ja olid nagu, kuule jah, tõesti on vähe partidest on lugusid või mis iganes sul nagu peas käis tollel hetkel. Ja ma tegelikult mõtlesin ka igasugu lihtsalt räigeid nagu süüdistusi välja, mille ei polnud mingit tõepõhja. Need ikka panid paberisse need. Ja eriti see Me Too movement ajal sa panid ikka päris lahmisid nagu nimede ja aadressidega seal ikka ja daatumite ja kuupäevadega päris karmilt. Kuupäevadega ja tulevikuplaanidega, jah. Ja, mida Hiiulehti järgmiseks plaanid teha, sa küsisid hästi palju. Hästi palju, jah. Põhimõtteliselt iga mu see algaski nagu nende sõnadega. No mida te nüüd siis teete? Ja samal ajal nemad üritavad siis kirjutada sellest, et hei, me saime uue lasteaia ja toredad merepäevad olid ja siis on üks rubriik, kus Max Sommer lihtsalt süüdistab neid räigetes nagu vigades. Rõvedates asjades lihtsalt. Nagu, mõnikord ma lihtsalt mõtlesin ma guugeldasin, mis on kuritegu, mida pole kunagi toime pandud ja siis ma süüdistasin neid selles. Ja, või millised on hallid nagu alad Eesti juurasüsteemis ja siis sa süüdistasid. Ja. Head ajad selles mõttes, aga ega karm see turg on see leheturg, et pole midagi teha, kui sellele vastu ei pea. Ei, see tõsi, me ei maininud seda, et ma töötasin, siis ma olin kolorist ja see on põnevam, ma tean, et sa oled sinu jaoks on see igav, aga see on päris huvitav. Eriti see viis, kus mina joonistan ja teen seal värvi. Jaa, mul on see, et ma ei saa värvidest, ma ei ole värvi pime,
lihtsalt ei saa aru. Ja seda sa ütled hästi tihti, sa ütled seda baaris või pubis, ütled, et sa ei ole absoluutselt värvipime. Sa ütled teatud inimeste kohta. Ja ma käin, mõnikord ma alustan jutamist niimoodi, hei, sa pead teadma, ma ei ole värvipime. Ja kui sa oled kuulnud seda, et ma olen, siis on vale. Et ma olen hästi agressiivne sa lähed väga spetsiifiliste inimeste juurde ütled seda ja see on väga huvitav alati, et sa lähed nagu nende juurde, et teate, et ma ei ole absoluutselt nagu ja siis nemad on rohkem nagu kummastused, nagu et ta märkas mind või mida see peaks nagu tähendama siis. Aga sa tegid pilte siis pildimees olid? No ma olin kolorist, mis tähendab, et ma siis kõigepealt tegin kõik mustvalged fotod värviliseks. Neil ei olnud seda tehnoloogiat, et teha. Aga sa tegid käsitsi nagu on ju selles mõttes nagu... Jah, kõik oli manuaalselt. Ja tihtipeale, kui sa nagu ütled, et sa ei ole värvipime, siis ma pean tõesti tunnistama, et ma olen ikka päris räigelt. Et ma nagu tihtipeale ikka lootsin, et läks õigesti ja arvestades, et Hiiuleht lõpetab Hiiuleht, siis tundub, et ma ikkagi vain mööda. Jah, tundub jah. Minu sellest tuli see kunagine see kleidi skandaal, see, et kas see kleit on sinine või kollane. See oli sinu pärast, sest ta lihtsalt värvilised M-kumb nagu igale eksemplar. Ja see oli Hiiulehest oli see. Ja Hiiulehest oli. Ja, see oli jälle üks skandaal, mida nad ausalt ei vajanud lõpuks. Ja täpselt. Sealt võib-olla tegelikult alla kõik algaski. Ja siis ma teen koomikseid loomulikult neile. Tegin. Et see oli nagu siuke, tegin siukseid, see oli nagu venekeelsed. Mis on huvitav, sest et sa ei oska vene keelt. Jah, no ma tegin nagu siuke, mis ma arvan, et need tähed näevad välja umbes. Nii sa kirjutasid lihtsalt nagu Eesti tähtedega, kirjutasid nagu kirjutasid nagu Bajalusta ja Dosvidania ja... Ja see oli siuke naljakas, siuke koomiks, et peategelane oli siuke väike viikingi poiss. Ja lõpus ma tunnistan, et see võib olla kõige nagu aru saada. Eriti kui sa olid selle pärast ära värvinud. Jah, täpselt, see oli ka problemaatilist, et siis ta ei näinud üldse viikingi poisi moodi välja. Aga et sellest film teha, siis nagu sellest saagast, Saaremaa, meie maa ja Hiiulehe saagast siis. Okei. Ma ei tea, kas see läheb nagu peale. No mis ta teeb? Mis ta reageerib, kui sa talle ajaleht näitad? Kui ma näitan... Sorry, ma siis kaon vahepeal levist ära. Kui ma näitan talle neid ajalehti, ta ütleb mulle, väga tihti on seda, et nagu teised inimesed loevad mulle asju. Okei. Ja mulle tundub, et üritab varjata seda, et ta tegelikult ei ole kunagi õppinud lugema. Sorry, ta pani lihtsalt ennast autosse kinni, ma nüüd teen ukse lahti jälle. Ja kusjuures see on täitsa, see, et Elmo Nüganen lugeda ei oska, on tegelikult täitsa loogiline tegelikult. See paneb palju väljalt perspektiivi mulle praegu, ma hakkan mõtlema, sest et nagu sellist filmi nagu näiteks Melchior või Marmortahvli nimed ei saaks ju kirjutada inimene, kes ei oska lugeda, on ju? No, see on täpselt, see on hea point, see on väga-väga hea point, et kui ma tegelikult mõtlen, siis on raske nagu kirjutada raamatut, kui sa tegelikult ei oska ise pärast lugeda seda, mis kirjutasid. Sest sa ei tea, kas sa tegid vigu või mitte, võib-olla sellepärast need stsenaariumid ongi nagu nii halvad. Jaa, täpselt. Sorry, kui sa kuuled nagu hääli, siis see on lihtsalt... Tal on tabalukuga on tal kinni. Issand, kas ta... Jaa, te olete nii kaugel. Selles faasis, okei. Aga nüüd ma sain ta uuesti lahti ja nüüd ta jookseb sinna. Me leidsime väikese aiakese, mis tulme siia maha ja ta jookseb siin. Jookseb mesilastele järele ja teeb summ. Summ lihtsalt ropendab. No jah, see ropendamine, seda ma ei taha ise. Ei pea seda, aga ta lihtsalt, ta üritab lihtsalt dominantsi võtta mesilast üle. Ja, sest et ta tahab tunda, et ta valitseb midagi. Tahab kontrolli. Ta muidugi ütles mulle, et ta saaks iga kell linnateatrisse tagasi, kui ta tahaks.
Sest ta kuulsasti vaata nagu ütles, et ta nüüd enam ei ole linnateatri juht, et ta enam nagu üle, ta on mingi 250 aastat seal olnud. Et enam pole vast vaja aga tundub, et nagu päriselt on suhteliselt nagu hapu selle kõige üle. Ja kas sa arvad, et ta võib-olla nagu bluffis? Ta ütles nagu, ma lähen linnateatrist ära ja siis ta ootas inimesed oleksid nagu, ei, Elmo, ei, siis tegelikult kõik lasidki minna tal. Ja siis ta oli nagu, see võib olla, et nagu, ma ei tea, mis need siis nagu tagamaad seal on. Et see võis olla tõesti, et nagu mulle tundub rohkem, et ta nagu peteti välja sellest kõigest. Nagu arvestades, et kui keeruline tal on nagu uste ja lukkudega, et seal võib olla lihtsalt see, et keegi vahetas ära need lukud ja tabalukud. Ja siis ta nagu ei saanud sisse tagasi, siis ta lihtsalt, et tal oli piinlik, et ütles, et ma lõpetasin ära. Jah, ma ei tahtnudki seda. Või nagu Elmo tihti ütleb, siis mul on pohhui. Jah. See on ta teine catchphrase. Teised teevad minu jaoks ja mul on pohhui. Aga Elmo küsib siin... Küsi. Ta on häbeg, ta ei ise rääkida. Aga tal on sildid, mis on kirjutanud. Okei, ja siltide peal on kirjas. See on see, kus ta hotdogiga ostab, ta ei räägi otseselt, tal on suured sildid. Jälle keegi teine ilmselt siis kirjutab need, sest ta ise ei... Ma ei tea. Aga ta tahab teada seda, et nagu, kas on mingi teine Eesti raamat, mitte Piimamees Mäekülalt, millest ta saaks teha filmist. Me oleme arutanud, Max, tegelikult enne, me oleme kirjutanud ühe kuulsa filmi, Tasujad. Kus on siis Tasuja ja Kalevipoeg ja Karlsson ja... Jah, kõik siuksed kuulsad Eesti tegelased, Pipi ja Karlsson. Pullerbi lapsed tulevad seal lõputseenis. Ja nad tulevad nagu, meil on vikatid käes, nad nagu tõmbavad kõik maha, liitlased ka. Nad röögivad, neil on näod verega kaetud. Ja, me ei ole enam lapsed. Ja nad tulevad tulevikust, nagu 200 aastat hiljem, kus nad pidid võitlema. Crazy, Astrid Lindgren läks, viimased need teosed olid ikka suht väga, väga crazy'd nagu. Ja natukene ülbeks läks oma andas. Natuke, jah. Aga nii, mis Elmo tahtis? Eesti raamat. Ja, kas meil on mingisugune mõte? Tõde õigus tehti ära, eks juba, ja see oli siuke suur triumf. Ja ta on tihti, ma näen, Elmo on vihane, et tal tundub, olid plaanid tõde õigusega see, et tõde on siis Saksamaa ja õigus on Venemaa ja see on teine maailmasõda. Ja koolipossid on see võik seal vahel, nagu võileival. Ja, kuna see Hobbit on ta suur lemmik, ta tahtis tegelikult teha 15 filmi kokku 5 raamatust. Ja, et see on ka, et ta ei suuda uskuda, et nad tehtigi neid ühe, et nagu, ta ütles, et nagu türamiline raha raiskne. On see, mis ta ütles. Ja, ta ütles hästi, täitsa pekkis. Täiesti pekkis, miks nad kauem? Täitsa pekkis, sealt saaks nii kaua nagu tõmmata. Nii palju fucking lüpsta seda, näe. See Andre, mõtle, kui palju kive on, kui näed Andre sult asjad. Aga raamat. Kas võib-olla mees, kes tehti sussisõnu, kas sellest on raamat tehtud? Tead, see mees, kes teadis neid, ma ei tea, kes teadis. Ma tead küll, kes seal on seal, ta on seal küla peal. Ja Rivo või mingi siuke. Ja Reio või Rivo või midagi. Ma ei tea, kes temast on raamat tehtud, aga kui oleks, siis sellest oleks päris hea filmi. Kuna see ei ole, ma ei ole kindlad. Kas me leiame mingi muu siukse kuulsa Eesti raamatu? Mina mõtlesin... No ütle sa, sest et mul on mõte, aga mul on olemas. Ma loodan, et see ei võta minu oma. Mis see raamat oli, mis see tüüp kirjutas, see Eesti tüüp, see... No ei tule. Eesti raamat on vaata nii head ja omapärased, et sa lihtsalt pärast lugemus unustad ära. Milles see oli? Meeldan, et sa räägid loomulikult, selles, mis mul oli, mis on siis Nuuskmummik on seal on Nuuskmummik Muffinid ja Samal habe. Kunksmoor oli. Kunksmoor, Samal habe, ja.
ja, et Muumid. Naksitrallid. Ja, Naksitrallid. Ei, sa saad valesti ära maksa. Muumid on see Jaapani see hentai. See on see anime versioon, mis tehti Naksitrallidest ja hentai versioon. Jah. Et see oli midagi, mis algas ja lõppes Jaapanis, et see ei ole üldse Eesti keeles. Kurat, see väike see muumi org on hoopis teise tähendusega. Ja. See ei ole üldse aastapäevalt. Väike müüja tädi muumi. Jah, üksteise orus. Jah, igatahes, see ei ole tähtis, aga jah, Naksitrallid on minu arust päris cool mõte. Võib-olla Elmale müüa, et kas me leiame mingisuguse tee sinna sisse. Loomulikult see on mingi 40 aastat hiljem, kui see kirjutati, need tüübid on vanad nüüdseks, eks ju. Ja, vanad on kibestunud. Nad on võib-olla sõjas ära käinud juba. Ja. Samal ajal võib-olla on üldse surnud. Samal ajal lihtsalt tegi enesetapu või midagi. Ja Kunksmoor. Ja Kunksmoor on see mees, kes on siis. Tema võib-olla on nagu, ta on siuke nagu ennast maha müünud ärihai, kes nagu ei tea, mis on nagu õige nagu tõde ja õige süda ja kus see on ja tal on lapsed, kellega ta ei räägi. Ja. Kes see paksuke oli? Ploh või Pluh või? Ja Ploff. Ja Ploff, et võib-olla ta on siuke krüptohunt, nagu. Ta on lihtsalt siuke crazy krüpto ja NFT ja web3 ja siuke püramiidiskeemi tüüp ja lihtsalt kogu aeg üritab nagu fucking shillida midagi. Ta on sügavalt Lionessis ja kolmik püramiidsüsteemides sees ja ta on kaotanud ka väga palju raha. Hullult palju, ja. Aga tal on laps, kellega ta räägib ja kellega ta tahaks nagu väga lähedaks saada ja siis järsku Samal Habe sureb ära ja nad peavad nüüd kokku saama matustel ja siis nad räägivad esimest korda ja nad avastavad, et kuule, tegelikult mäletad seda, kui me olime seal väikeses autos kõik koos ja mida me kõik üksteisega tegime. Kuidas me avastasime 11. Ja siis me näeme, ja siis nagu kaamera nurgas niimoodi on näha niimoodi seda muumifilmi. Nagu see on siuke väike siuke set dressing inimestele, kes tähele panevad. Ja siis aeglaselt tuleb sisse, no see on nüüd Elmo pitch, ma räägin siin, et aeglaselt siis tuleb sisse ikkagi see, et on 39. Me saame aru vaikselt. Vaikselt, see on vihjed on terve aeg. Ta tahabki teha niimoodi, et nagu sa ei saa aru enne, kui nagu film on poole peale, et sa tegelikult nügane nii sõjafilmis. Kaugele kuulda nagu ei kahurid. See on alguses hästi sügav character study, nagu, et ainult dialoog ja siis järsku hakkad tuleb lihtsalt see mingi, kes see 5. Naksitrall jookseb sisse ja karjub. Venelased on siin. Või sakslased on siin. Kes oli see 5. Naksitrall? Mõtle, see on ju... Tiit. Tšing-tšung. Tšingi ei olnud. Tšingi. Ja, oota, nimetame nad kõik, see oli Samal Habe, oli Kingsepp Kunksmoor. Jah, Kingsepp sulgudes Kunksmoor. Ploff. Ja. Mis oli, Mõmmik või midagi? Ja Mõmmik oli siis kriminaal, aga Mõmmik läks vangi juba nagu seal, see lasteraamat oli alanud sellega, et Mõmmikud. Mõmmik röövib panka, tulistab inimesi maha lihtsalt. Ja algas sellega, et nad läksid kõik, tahtsid teda vanglasse külastama. Ja, politsei käis ja see oli kõige. Ja siis Tšingi. Ja siis Tšingi, kes on siuke cool, siuke klubi. Ta on Me Too ajal, see kõvasti nagu süüdistusi, aga ta kuidagi tundub täiesti puhta nahaga välja seal. Ja, täpselt. Ja see on siuke uus iidol lastele. Jah, nagu Nelli või see, kes see räppar oli? Ja mõtlesin Bluffile, nagu see räppar Bluff. MC Bluff oli siuke väikene. Enne kui DJ Tiine Rott klubisid valutas, oli MC Bluff.
ja see on, kuule, see minu arust kõlbab, et see täitsa tundub, et talle meeldib Nüganenile see. Ja see tundub meil siuke Eesti publikule ka siuke paras laks on siuke, et näha lihtsalt, kuidas on hävinud nende lapse. No see päris naktiralli, võib-olla seda saamegi nimeks panna, päris naksitrallid. Või nagu teine Eesti on siis teised naksitrallid. Sulgudes 1939. Ja midagi kindlasti fentanüüli nagu epideemiaga saab ka nagu kuidagi tuua sisse, et võib-olla mummi oli seotud sellega või midagi. Võib-olla mummi on lihtsalt nagu terve aja lihtsalt teeb seda. Kogu aeg pilves või midagi või müüb. Okei, kuule, aga Elmo üritab nüüd rannas kive süüa, et ma lähen. Okei. Ma lähen hoian teda. Ära tal palju lase. Ja, ma lasen ainult natukene. Kuule, aga nii tore ja vaatame, äkki kohtume ikkagi jälle ja loodame, et sul läheb hästi. Kõigile kuulajatele palun mine meie Instagrami ja Facebooki, mine otsi Ebaõnne 13 üles. Ja mine Patroni, anna meile raha ja tead, see toetab Eesti filmikultuuri, sest et see raha tegelikult läheb kõik Elmole, sest et noh, ta on fucking hirmus ja ma ei julge talle ei öelda. Ja nagu Elmo ütles, siis kui ma sain oma esimese palgatšeki Ebaõnnest kätte, siis ta ütles mulle, võttis selle enda kätte, ütles, kuule, sa ei oska niikuinii sellega midagi teha. Jah. Tšau. Nägemist.